Ja meil on palju inimesi, kes kommentaarides juba küsivad oma tõlke järgi. Ja me paneme sinna vestlusaknasse ja seekord inimesed näevad neid. Väga lahe. Maailm on muutunud. Me oleme saanud targemaks. Selge. Sina oled muideks see, kes postitab neid linke. Ma olen nii tark. Ma tõesti suudan mitmeid asju teha korraga. See on üks asju, mis sa saad üks olemises olla, kui sa oled väga jõuliselt, suudad kõiki asju teha korraga. Ja see on nii hea, jaa. Niisiis, tänane vestlus, meil on siin olnud need ilusad vestlused ja need tuginevad erinevatele raamatu peatükkidele. Ja see siin, me jagasime pealkirja üks olemine, kõige kaasamine ilma hinnanguta. Ja see tegelikult puudutab raamatu peatükki Meie kuningriik. Üks minu lemmikuid. See on ka üks minu lemmikuid. Ja tavaliselt ma loen üle peatüki enne, kui me tuleme siia raamatuklubi tegema. Ja ma saatsin sulle sõnumi, sest ma olen väga palju kordi seda raamatut lugenud. Ja iga kord, kui ma seda loen ma seda uuesti. See on täiesti teistsugune raamat, et see on üks esimese raamatud, mida ma siis olen üldse lugenud ja see muutis mu maailma ja iga kord, kui ma selle uuesti kätte võtan, siis on jälle muutunud, kuidas seda teed, mind huvitab ka mõnikord see sama asi. See on huvitav, sest üks teise asja on, et raamat tundub saavat isegi rohkem tähelepanu ja külge tõmmata inimeste poolt kui varem ja mu taju on, et siin pole tõelist loogilist selgitust, aga ma olen näinud seda ka erinevate klassidega, et see teadvuse maailm on pidevalt avanev ja muutuv, see ei ole lineaarne toimimine ja see pole ka mitte kunagi täiuslik. See pole nagu miski, mida sa teed, mille tõeliselt on teadvus, mis jätkab muutumist. Ma arvan, et sa kohtud inimesi seal, kus nad on ja see raamat pole kindlasti mitte erand ja mis on huvitav, olles seda raamatut kirjutanud, on mul see sama kogemus tegelikult, mis on nüüd teistsugune sellest, mida ma tookord kirjutasin. Väga lahe. Ma lihtsalt olen tänulik selle raamatu eest. Ja üks asi, mida mina olen vaadanud, et üks suurimaid piiranguid, mis meil on, mida sa just mainisid, et kui me arvame, et me oleme kokku jõudnud, et ma olen sellest juba kõik aru saanud. Ma ei pea seda enam uuesti üle vaatama. Ja see on kõige suuremaid peatuspunkte. Aga see üks olemine, ma ei tea, kas isegi paljud inimesed teil on kohale jõudnud, mis see üks olemine üldse on. Ma ütleks, et ilmselt on sul õigus selle koha pealt, kuulake. Ja ilmselt, kui nad arvavad, et nad on seal kätte saanud, siis neil pole ilmselt õigus. Ja see on üks asjade ilu selle juures, see on alati rohkem. Seal on alati rohkem, mida vastu võtta. Üks asi, mis ma teen, ma käin jooksmas üsna sageli ja ma jooksen ja siin on see piirkond, kus ma venitan nende puude juures ja need puud on alati seal olemas, aga nad alati nagu sarnased, aga nad on teistsugused. Neil on sarnane asi, aga nad on ka kuidagi muutunud. Mis on huvitav, sest enne, kui ma seda tõesti vaatasin, et seal on puu. Nüüd ma olen, tere. Ja see on nagu see asi, kus sa saad öelda, et seal on teadvus, seal on olemine. Ja mida rohkem me seda üks olemist avame, see kingitus, see ilu, see kogu elu kogemus muutub suurepärasemaks. Ja sa hakkad mõistma, et see pole mitte ainult üksina, vaid need asjad, mis näitavad sulle, need, mis vibreerivad kõige suurema tõenäosusega selle moodi, ei ole need inimesed, kes tahaksid vibreerida sinu moodi,
vaid hoopis puud ja delfiinid ja putukad ja lilled ja see kõlab kuidagi imalalt, aga kujutad, sa kõnnid mööda maailma, kus seal on sellest sümfooniast, mis laulab sinuga koos, kui sa lähed. Ja ma kõlan nagu ma oleks ilmselt mõndade inimeste jaoks, ma kõlangi väga imalalt praegult, aga see on tõeliselt kaunis, et sul on see kogemus meie eluna ja tõesti see peatükk on sellest teadvustamisest, et see on tegelikult olemas ja see on saadaval meile. Ja üks asju, mida sa mainisid selles peatükis, on see, et üks suurimaid valesid, mis me endamaks teeme, on see, et me oleme üksinda ja sellest me mõtleme, et mida ma pean valima ainult enda jaoks, sest kui ma valin enda jaoks, siis ma valin enda vastu. Kas sa saaksid rääkida sellest valest, mis me teeme enda omaks ja kuidas seda muuta ja mis see on? Jaa. Niisiis põhiliselt see on vale, mida meil on kõigile õpetatud ja mida me õpime, sest me oleme õppinud nii paljude asju looduse ja reaalsuse kohta, et need inimesed, kes tegelikult ei saanud aru, mis toimub, on väga suures reaktsioonis ja me püüame teha oma parima ja me püüame sealt ees püsida, aga kui see oli intensiivsem, siis me pöörasime rohkem tähelepanu, et mis see intensiivsus on, et seal peaks olema ilmselt mingi vale, seal peab olema mingi vale määratlus looduse ja loomade olemise kohta, maailma olemise kohta. Et kui ma tõesti valin enda jaoks, siis see puudutab ainult mind ja mitte keegi pole oluline, on tegelikult vale. Ja kui sa mõtled, et kui sul on vaidlus kellegiga, kelleks sa oled lähenedane sõbraga ja sa tunned seda vahemaad teie vahel, tundub nagu sa kaotaksid iseenda. Mingis mõttes sa kaotadki siis selleks, et vahemaad säilitada piiritu olendana. Piiritu tähendab seda, et sa oled osa kõigest. Ja selleks, et säilitada valet, et sa pole ja sellest elada, see ei võta mitte ainult palju energiaid, vaid see läheb otse selle vastu, mis me oleme olenditena. Ja väga paljudel meist on öeldud, et sa pead mõtlema rohkem iseenda peale, et sa mõtled liiga palju teistest, sa olid liiga palju teistest inimesed, sa ei hooli ennast piisavalt. Ja võib-olla ja teine osa sellest on see, et me oleme valesti määratlenud ja valesti rakendanud selle, mis hoolimine on. Ma arvan, et kui me hoolime teistest ja välistame iseenda sealt, et see on kuidagi nooblim hoolimise vorm, aga see pole tõeline hoolimine. Kui sina pole kaasatud, siis see pole tõeline hoolimine. Ja vastumürgiks selle on, sest me tegelikult tõesti hoolime teistest inimestest ja väga sageli me püüame hoolida teistest inimestest rohkem kui endast ja vastumürg sellele on mitte, mis me peame olema, vaid me püüame teha siis teistpidi pöörda, et asi on ainult siis meis. Aga on selline asi, mis on meie kuningriik ja kui sa oled tõeliselt iseendani, siis kõik on kaasatud ilma hinnanguta. Ja see, mis me teeme, me arvame, et kui me lähtume enda kuningriigist, et see kaitseb meid kuidagi või kaitseb meie südant või mida iganes, mis on meie õigustus. Aga mida see tegelikult teeb, see vajab, et me oleksime väiksemad, kui me oleme ja meil on vähem ruumi selleks, milleks me valmis oleme. See oli väga kaunis. Ma arvasin, et sa jätkad sellest rääkimist. Ma võib-olla õpin vait olema. See on võtnud mul mingi 52 aastat õppinud. Ja see on ikkagi minu intervjuu, mõtlesin, et ma juhin seda. Kas sa saaksid rääkida natuke, et sa mainisid, et põhimõtteliselt polaarsust, et kas sa teed selle, et see kõik puudutab sind või sa hoolid ainult kõigist teistest, mis me siin näeme? Kogu sellest draamast ja vahemast ja kui me teame, et midagi muud on võimalik, sa mainisid seda ideed piiritutest olenditest. Ma arvan, et see on üks nendest kontseptsioonidest, et on võimalik haarata, pole võimalik haarata oma mõistusega. Täpselt. Kui imeline see on. Ja
ja me hakkasime rääkima sinu jooksmisest ja puudega koos olemisest ja hiljuti kinkisid, ma ei tea, kas te olete vaadanud seda videot, praegu sul on saadavalt tasuta helisalvestis, mille nimi on Ärgates imeliselt. Me paneme selle lingiga vestlusaknasse ja see on see kaunis üle 20 minuti ärkamise häälestus ja sealt sa räägid üks olemast ja üks tööriistu, mis seal sees on see 10, üks see number, mis meil on. Ja ma tean, et sellest ajast saadik, kui me oleme rääkinud sellega, siis ka puud räägivad minust teistmoodi ja ma ei usu, et see on kokku sattumus. Väga hea, et sa seda mainisid. Me avastasime, et teatud energiat või asjad, millel me pääseme ligi, kasutades neid numbreid, et luua muutust. Ja palun ja mine sellele lingile, see on minu kingitus sulle. Meil ei ole seda kõikides keeltes, aga me töötame sellega, nii et palun ole kannatlik. Kuule seda ingliskeelset ja vaata, mis see panustab sulle. Ja kui sa ei räägi ingliskeelt ja sa kuulad seda ja see muudab asju. Ja kui asi on selles, siis palun, anna meile teada. Aga üks see on hämmastav minu jaoks, see on kaunis, meil on need energeetilised võimed, millest keegi pole meile kunagi rääkinud, aga väikse lapsena, kui sa oled väike laps, kas sa ei teadnud, et sa peaksid olema maagiline, sa peaksid suutma küsida kõike ja põmm ja see peaks ilmuma su ellu ja me proovime seda ja see tundub, et see ilmu ja et mis kurat toimub ja teatud tasemini. See on viis, kuidas me saame luua teistsuguse avaruse meie jaoks ja tegelikult kõige jaoks maailmas. Ja see tugineb sellele, mis me nimetame footon lainepikkuseks ja teadused ütlevad, kas footonid on kas lainena või nad on osakesed ja osake on see, et see on lihtsalt see laine mitmeks pisikeseks tükiks tehtud. Ja seal on see staccato, see terav energia, kui nad on täpikesed ja see on see osakeste asi, et mil ei ole ühenduse taju, nad on igaüks oma osake ja see ongi minu kuningriik kehastuses. Ja mis sa saad teha, sa saad muuta selle footonite osakeste liikumise footoni lainupikkuseks, mis tegelikult on taju üks olemisest, kus sa saad olla ühendatud kõigi ja kõigega. Nii et sul pole vajadust anda sellele hinnangut või endale või punkt, sul polegi vajadust. Ja teeme seda. Kuna see toodi üles, teeme seda. Nii et kõik, kes seda vaatad, isegi kui sa vaatad seda pärast, see on üks mu lemmikuid muideks, sest tõesti loeb selle koha, kus me hakkame tajuma iga elementi, et ta suhtleb teistmoodi, kas need on puud või inimesed või voodi või riided või see on see koht, kus kogu see suhtlemine on toimunud terve igaviku. Me lõpuks häälestume selle sagedusele minnes üle meie kuningriigi, mille me oleme enda peale tõmmanud, mis ei ole tegelikult meie. Nii et tõmba see footon lainepikkuse energia enda kehasse ja lihtsalt küsi seda. Sa ei pea pingutama selle nimel, sa lihtsalt küsid seda ja sa võib-olla märkad mingit nihet muutust oma kehas, aga ma pole kunagi olnud üks nendest inimesest, kes on neid suuri nihkeid märganud energeetiliselt, see on väga kummaline, mis ma praegu teen. See universumil on väga kummaline huumoritsoon, nii teeme need 10. Ja et 10 peal sa lihtsalt plahvatad selle, et too see maailma enda kehasse, enda ellu, enda reaalsusesse ja meie maailma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ja mine planeedi suureseks või suuremaks ja täide avarusele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 10. Ja te kõik lihtsalt märkate seda, mis te märkate, mis iganes see on. Ärge prüügetke sellest isegi nagu seda lõiku luua, sest see loeb selle osaks ja lihtsalt teadub seda, vau, selles hetkes, vau.
ja see tegelikult on see, kuidas me saame toimida maailmas. Selle asemel, et hoida sellest kinni ja veetada oma kuulikesi igale poole ja teha sellest väikese lõigu, et me saaksime seda määratleda. Vau, selles hetkes, vau. Ja huvitav, mis on nõutav, et meil oleks kogu elu, oleks need vau-hetked tugevad koos ja justkui maagiliselt. No see ja sa saad rääkida selles raamatu peatükis on meie kuningriik, kas sa saaksid rääkida, mis on teistmoodi maailmas, kus me saame tegelikult valida sellest avarusest piiritu olenditena, kes me oleme ja mitte olla piiratud vaatepunktidest ja nendest asjadest, mis meil on kõige ümber. Kas sa tahad rääkida natuke sellest, et kuidas see tegelikult töötab ja ilmub, sest me kõik teame seda energiat, mis on ümbritsetud ja see on kõikjal ja kui sa tulid selle teistsuguse 10-ga, et kuidas see hakkas muutma sinu reaalsust ja sinu elu hakkas teistmoodi välja nägema sellest, mis sa valisid. See hakkab looma seda vootaju. Inimesed, kes räägivad sellest flow seisus kohas või selles mõttes meditatiivses seisundis, ma arvan, et see on lahe, aga ma tahaks, et meie kogu elu oleks selles seisundis, aga see on nii palju suurem. Kui me suudame panna seda sõnadesse, see on kusagil meie olemises, tõelises olemises, mis me oleme. Teades, mis see on. Ja me igatseme, ma ütleks, et meil on antud luba jälle sellele ligi pääseda, et pidage seda enda loaks, daamid ja härrad, pidage seda enda loaks. Et meil nagu poleks andnud luba, see on pigem selles, et see on selles, et me teeme selle valiku, sest me teame, et see on osa maailmast, milles me tahaksime elada ja see on osa reaalsusest, mida mina tahaksin isiklikult, et mul oleks. Ja kui sa hakkad seda rohkem valima, sest ma tahaks minna lugeda uuesti seda raamatu peatüki, sest mul ei olnud võimalust seda uuesti lugeda enne seda seanssi raamatuklubiga, et ma tahaks seda uuesti lugeda, ma tahaks teada saada, mis ma seal rääkisin, sest minu jaoks las ma järgne sellele, ma lähen sinna teiste juurde, liiga palju mõtteronge lahke mu peast praegult, aga mis hakkab muutuma selle tulemuseks on kõigepealt see, et sa ei otsi enam tulemust ja teiseks sa hakkad mõistma, et me oleme osa sellest kogu universumi voost, me pole sellest eraldi. Ja see teine kingitus, mis me sellest saame, me lõpetame toimimise mõistuse loogikast ja me hakkame toimima selle üle loogika teadlikkusega meie olemisest. Ja me hakkame mõistma, et sellel planeedil, kui midagi juhtub, kellega meist tahes midagi, see juhtub meie kõigiga. Ja seal on väga palju inimesed, kes ei taha seda teada, väga palju inimesi, kes vaatavad seda ja muutuvad sõdalasteks ja klahvisõbralast, sa oled loll ja hull aga ma olen õnnelik ja ma arvan, et see, mida see tegelikult teeb, on see tänulikkuse taju ja see rõõmutaju, olles elus ja olles see, mis me oleme ja olles see, kes me oleme. Ja see taju tänulikkusest, et kõik meie elus, kes panustavad sellel viisil, mis see on isegi, ja see on see, kus me ületame seda piiri, isegi tänulik nende asjade kohta, mis võitlevad sinu vastu või ja see on see, kus meie olemise võimekus tuleb sisse, kus me ei pea olema veetud sinna võitlusesse, me ei pea tõestama, et meil on õigus, kus me ei pea teha kedagi valeks ja
meil on taju, et me oleme tõesti tugevad. Meie üks oleme siis kõigi ja kõigega, meie üks olemine kõigi ja kõigega, me ei pea loobuma ühestki osakesest endast, et mitte võidelda teineteise vastu ja mõistame, et see võitlus, mida me oleme teinud, kuidas me tajume ennast, on see, millest me rääkisime alguses. See vastuvõitlemine, et tajuda ennast koopasse ronimine endas väikses lossis ja vastuvõitlemine on meie valik. Öelda, ma olen väike. Mitte teadvustus ja tunnustus, et mina olengi universum. Ja kui sina oled universum, siis pole midagi karta. Kui sina oled universum, siis ei ole midagi, mille pärast stressad. Kui sina oled universum, siis see on ainult valik. Mis sina tahaksid olla ja luua enda tulevikuna. Kui sa nii kaunit rääkisid sellest energiast, et sa ei pea võitlema ja kui midagi juhtub meiega, siis juhtub meie kõigiga, siis meid tõmmatakse väga sageli sellesse, kas me võitleme siis iseendaga, mõeldes, et me võitleme kõige teistega või piirangutega, nagu me oleme otsustanud. Jaa, täpselt. Ja me sõna mõttes, otseses mõttes võitleme sellel hetkel iseenda vastu. Mul on väga hea meel, et sa selle üles tõid. Sest me arvame, et me peame võitlema piirangute vastu, nagu see lõpetaks piirangu. Aga mis siis, kui sa ei tee seda? Mis siis, kui piirangute vastu võitlemine lõpetab piirangud? Mis siis, kui see juurutab seda piirangut? Ja asi on selles, et ära võitle mitte millegi ja kellegi vastu, kui sa võitle võimalikkuste eest. Aga see on täiesti teistsugune asi, et me ei võtle nii, nagu sa tead seda. See on avastusretk, et mis veel on võimalik ja mis valikud meil on. Kas sa palun jätkaksid seda vestlund, keegi on 27 korda juba helistanud mulle ja kas sul on iseendaks raamatu endaga? Mine vasta ukse kellale ja ma loen raamatut seni kaua. Nii väike kõrvalpõrge samal ajal, kui me ootame teini tagasi. Ma nägin, et keegi kirjutas võistlusaknas, et neil on väga põnev näha teda järgmisel nädalavahetusel. Tein on järgmisel nädalavahetusel Hispaanias, Madridis, iseendana olemise maailmas, kuidas saada iseendaks muuta maailma klassi maailmas. Nii et sa saad ühendada ka interneti vahendusel. See on 12.–14. maini ja kui see ei ole kunagi olnud teini, kuidas saada iseendaks ja muuta maailmaklassis, nad loodi aasta tagasi, kui raamat tuli välja. See on üks ainukesi klassi, see on ainuke klass, siis kui teine teeb parsi, sellel pole eeltingimust ja see on uskumatu kolmepäevane seiklus. Temaga koos, seal pole eeltingimusi, see on väga ainulaadne klass. Ma räägin lihtsalt sinu klassist Hispaaniast. Jaa. Väike reklaampaus. Jaa, klass Hispaanias vahendatud teini poolt, kus kõik pole ainult lennukas ja loodetavasti ei 100 teini lennuki peale. Olgu. Nüüd ma täiesti unustasin, mis meil plaanis oli. Üks olemine, vastu võitlemine, eest võitlemine. See on üks neid asju. Nii paljud meist tahavad võidelda head võitlust. Ja see on väga romantiline seisukoht ja üks asi, millest me kinni jääme, on romantika, mis on austusväärne ja tegelikkuses ja mis meil selles kahe silmale vahele jääb, et see on rahu ja kerguse footon lainupikkus. Ja see on üks teisi suuri lõks, et kui asjad on liiga kerged, siis kui ma ütlen, et ma tahan kerget sellega, isegi kui asjad on liiga kerged, siis me ütleme, et mis valesti on. Ma ütlen, vau, mis on selles õiget, millest ma aru ei saa. Ja mis siis, kui pole vajadust mitte kellegi või millegi vastu mitte kunagi võidelda. Sest kui sa vaataksid seda, kui sul on 6-aastane, kes mürgeldab, kas sa laskud nende tasemele ja lähed sinna vaid,
tal on siuke pahameeletorm, et mis siis, kui me näeksime kõik need inimesed, kui me näeksime kõigi, kelle vastu me peame võitlema, et see toob midagi maailma, et see loob parema maailma, kui me võitleme nende vastu. Mis siis, kui me läheme sellele tasemele, mis juuretab seda, mis siis, kui sa jääksid siia üles sellesse üksi olemise, mis sina oled. Ja ma pean ka ütlema, et see vajab tööriistu, et see jõutaks. Ja üks suuremaid on see, et huvitav vaatepunkt, mul on see vaatepunkt ja mis veel on võimalik ja sa tahad tõesti jõuda sinna, see ei ole mitte, et ma olen nüüd üks olemises, jah, ei, sa pead tõesti nagu tabama seda ja kasutama tööriistu, pookima kogu seda sitte, pooki kõik, mis paneb mind seda mõtlema ja huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt. Huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt. Kas sa saaksid meile rääkida sellest, et kõigile jõuaks kohale, et keegi või miski, kellega võistletakse, et räägiksid läbi mõned tööriistad, mida sina kasutad, mis muudab seda väga kaunilt. Ja tõesti, nii et tõesti kõik, kui te saaksite midagi, millega teil on, millega te olete pahane ja see on ikka su maailmas. Kas pole naljakas, ma küsin seda ja iga inimene maailmas, jaa. Ainuke probleem see, et millise pahameele ma siit nüüd valin? Mida? Igal juhul. Ja see pole lahke meie suhtes, et me nii palju pahameelt endaga kaasas kanname, nii et see on üks tööriist selle muutmiseks. Nii et taju seda. Nii et langeta oma seinad ja barjäärid. Sa ei saa haiget, sind ei tapeta. Ja siis lihtsalt mine selle energia juurde, huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt. Tavaliselt see muutub. Mis iganes on selle huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt. Ja siis veel kord, huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt. Ja veel üks kord, huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt. Ja tavaliselt nende kordadega see kuidagi sulab. Sest see, mis sa teed selles, sa võtad enda energia välja sellest võitlemisest ja meie energia on ainuke asi, millel on piisavalt jõudu säilitada võitlust kellegi vastu. Kui me tõmbame energia sellest välja, siis see muudab kogu seda dünaamikat, sest meil on ainukesed liiga palju, piisavalt jõudu, et seda tunnetada. Ja kas ma võiks öelda, et see tööriist ja ka väga palju teised aksessis, kui tabades seda, see on nagu see tohutu kergendus, sest ma vaatasin enne seda maailmas ringi ja nägin kõiki neid erinevaid asju, mida ma tahtsin muuta või kuidas mina teadsin, et maailm saaks olla ja ainuke asi, mis mulle antud oli see, et võidelda nende asjadega, hea võitlus või ühine selle organisatsiooni või kogukonnaga, et sa võitled selle muutmiseks ja ühine meiega meie heas võistluses ja tõesti, ja see tuleb sellisest kohas, et mida me tõesti ihaldame ja teame, et seal on midagi teistsugust, aga senikaua, kui sa vaatad seda nii, et see tööriist kutsub lubamist ja kuidas see on nii teistsugune ja kuidas see tegelikult muudab asju. Ja muidugi ja lubamine on, kus kõik on lihtsalt huvitav vaatepunkt. Ja see teine külg on vastuvõtmine, kus on see, kus sa lähed võitlusesse, mis on aktsepteerimine, see on positiivse ja negatiivne polaarsus, kui keegi ütleb, et sa oled jobu näiteks ja samastud ja nõustud temaga, sa ütled, ma olen jobu. Nüüd sa lähed kinni selles, et sa oled jobu. Nüüd, kui sa oled samastunud, nõustunud, kuidas sa saad välja sellest, et sa oled jobu, nüüd sa vastandult reageerid, mis on negatiivne polaarsus, sa võidad selle vastu, ei, ma ei ole jobu, sina oled jobu. Ei. See on koolilapse ökonoomika. See on nagu koolilapse aeg. Selle asemel, et olgu, mis teised valikud mul on saadaval. Nii et lubamine on, kui keegi ütleb, et sa oled jobu, sa ütled olgu, tänan, sest sa toimid huvistavast vaatepunktist.
ja see huvitav vaatepunkt, mul on selline vaatepunkt, on viis, kuidas tuua seda välja, et kui sa sisestad positiivse ja negatiivse polaarsuse, see ulatab polaarsuse. Väga paljudel inimestel on see tööriist, et kas neil, et püüa saada kinnis jäänud kohtadest edasi, aga see, millesse mina inimesi kutsudan, et kui palju rikkam, kui palju kaasavam, kui palju vähem purunenud klaasi moodi elu sul oleks, kui sa valiksid olla huvitav vaatepunkt. Sõltumata sellest, mis tuleks sinu suunas, sa oled nagu suur õnnelik vahukomm. Ja asi on selles, et mida meil on õpetatud, et sa saad haiget, sa saad surma. Ja tegelikult ei, see on üks suuremaid valesid, mis me oleme kunagi enda omaks teinud, et me oleme asjade mõju all, kui me valime seda ja tegelikult me mõjutame asju, kui me valime seda. Me oleme see ruum, mis on eitamatu, mis on üle selle ja mis loob võimalikkuse igasse olukorda, millega sa oled kaasatud. Räägi millestki, mis on täpselt vastupidine sellele, mida meil on õpetatud ja öeldud, et see on see, kuidas me peaksime muutma maailma. Iseendana. See on täiesti vastupidine ja tõesti, see on see asi, et kõik on vastupidine sellele, mis näib ja mida miski pole vastupidine sellele, mis näib. Ja kui sul on üks nendest veidratest, pauratest päevadest, jooksete seda kaks või kolm korda ja kui sa teed seda, siis asjad lähevad hulluks. Üks sinu klassidest kõnedest ütlesid lubamine ja see huvitav energia vaatepunkt on see tegelikult kingitus, mis me anname iseendale. See. See oli väga kaunilt öeldud ja väga teistsugune viis, et ma olen lubamises teistele inimestele, et mis loob seda. Ja niisiis, lubamine on kingitus, mis me anname endale. Ei, seda ma ütlesingi. See on huvitav, sest väga sageli me kasutame lubamist. See on tööriist, mis see saab olla, mida saab kasutada selliselt. See on nagu sa valid rohkem teadvust. Seal on kordi, kus sa kasutad seda, et püüda teha õiget asja. Ma sain üle nende vihkamisest. Ma olen huvitavas vaatepunktis. See olgu ja sa teed midagi vähemalt. Sa võib-olla järgned seda seadust, mingit osa seda, aga mitte selle olemist, nii et teadvusta seda, et kui me valime olla lubamises, ei puuduta teist inimest, see ei ole selles, et sa oled okei olukordadega, see on kingitus, mis me anname iseendale. Olles kohal kõigiga ja kerguse kingitus ja valmisolek, isegi kui teised tahtsid siin tõmmata draamasse ja konflikti. See. Ja mul on lihtsalt, et me võiks minna nii paljudesse kohtadesse. Et see kingitus, mis sa annad endale, sa mainisid ja olles õnnelik vahukomm ja selles kohas, et me muutume selle mõju ohvriks. Räägi sellest võimekusest, mis see loob ja mis näeb välja nagu valikud, mis avanevad sulle, et olles sellest õnnelikust vahukommi sellest kohast. Kas keegi saaks mulle inglise keele tõlgi anda? Ja see pole sina. Ja mu aju läheb kaunilt kummalistesse kohtadesse. Aga kui sa vaatad seda hetkeks
mis siis, kui sa oled see õnnelik vahukomm, kes juhiks maailma ja see nagu tõeliselt lahked inimesed ja mis need enamus inimesi saavad, kui nad kasvavad, neid on väärkoheldud, neid on kiusatud, neid on ahistatud, mõjutatud. Miks? Sest kiusaja teab, ahistaja teab, et see inimene, et sellel inimesel on väge ja nad ahistavad neid, sest nad tajuvad, et sellel inimesel on vägi ja see hirmutab neid ja nad arvavad, et kui nendel on vägi üle selle inimese, siis neil on vägi, mida nad ei usu, et neil on. Niisiis, isegi need kiusajad ja mõjutajad, et õnnelikel vahukommidel on see vägi. Nii et millest ma aru ei saa? Need, kes ei kiusa, need, kellele tegelikult meeldiks olla vabadus, et me oleks õnnelikud vahukommid, sest me ei tee seda, sest nii paljudel põhjustel, nii paljudel asjadel, mida meil on õpetatud. Aga kujutle, kui meil oleksid õnnelikud vahukommikud, oleksid maailma juhid, jah, palun. Ja õnnelikud targad vahukommid, see, kuna me räägime vahukommidest, siis ei tähenda, et nad poleks intelligentsed, sa tahaksid vaadata inimesi, kes meil on nüüd, ei ole just eriti intelligentsed praeguses hetkes, aga see on üks teise korra lugu. Aga kui nad oleksid, kujutle ette maailmajuhti, kes toimib täielikust lubamisest. Kes tuleb meelde on Nelson Mandela, kes võitis Lõuna-Aafrikas juhtimise üle. Mulle meeldiks öelda, et ma võiksin olla sellises lubamises, nagu see mees oli, siis ma peaks tõsiselt töötama enda kallal veel. Aga siiski ma vaatan seda ja ma mõistan, et kui inimesed, kes ahistasid mind ja rääkisid valesid minu kohta ja tuleksid ja ütleksid, tead, mul on tõsiselt kahju, ma ei teadnud, ma lihtsalt, ma olen nii palju teadlikum nüüd, ma ei mõistnud, mis ma tegin või ja nad tegelikult muutuksid, ma ütleks, okei, jaa, kallistame, läheme edasi. Nii et ma arvan, et mul on lootust rohkem, kui ma arvasin, jaa. Aga tõesti see idee, see, et me hoiame kinni võitlusest teiste vastu, ja sellest võitlusest, kuidas luua rohkem ja mitte olla see õnnelik vahukomm, sest keegi loob vähem. Vaata, mis siis kui? Nii et siin on igasuguseid vaatepunkte, mis loovad seda reaalsust. Meil on igasuguseid vaatepunkti, see pole õnnelik vahukomm, võidledes mingite vastu, et ma kaitsen ja teha enda kuningriiki ja nii edasi. Need on kõik need, ma ütlesin, need on need kõige hullemad selle reaalse elemendid. Need on elemendid, mis töötavad kõige vähem ja me kasutame kõige vähem mõjusaid tööriistu selle töö jaoks. Ja ma arvan, et see jõud on meile toeks, sest tegelikult sul on surve, siis see tegelikult see ei toeta sind. See vähemalt ei ela sellisest kohast, kus sul on see tugi. Kui me oleks õnnelikud vahukommad, siis inimesed, kes oleks tõeliselt lubamises, nad näevad teistsugusest avarusest kui kõik teised. Nad vaatavad ja näevad teistsugust tulevikku. Ja tegelikult see on see avarus, kus sa tegelikult oled valmis nägema tulevikku. Ja kui sa vaatasid Nelson Mandelat näiteks, ja muideks keegi neist pole ideaalsed, mitte keegi meist pole, see polegi sellest, et sa oleks ideaalne, aga kui sa vaatad, et tema nägi seda tulevikku, mida me lõime, ta nägi kokku tõmbunud tulevikku, mida me lõime. Kui tema valitsus, jaa, me teeme sama asja valgete inimestega, me tegime neile ei, me peame kaasama nemad ja me peame andestama ja rääkides vaprusest ja tugevusest, rääkides jõust, võimust. See on see, kus keegi näeb tulevikku ja ihandab seda üle selle, et ta peaks olema õige ja see on iha luua tulevikku, suurepärasemat tulevikku, kui olla õige ja olles õige selles, kuidas sulle vanasti haiget tegi ja panna kedagi maksma sellest, et sa kannatasid, sest veel kord, seda juhtub meie kõigiga sellel planeedil, seda juhtub kõigiga meiega ja kui sa oled mingi osaline kellegi kannatamises, siis mingi osake kannatab ka sinust. Ja nii paljudes asjades ma ütlen, et inimesed võtavad piiratud vaatenurgast neid asju
püüavad panna seda väiksesse kasti ja kuhu see ei peaks üldse sobima. Teiste sõnadega, olles seda öelnud, ma olen palju väärkohtlemist kohanud lapsena ja see oli osa mu elust, kus ma pidin ütlema, et minge perse energeetiliselt nendele inimestele, sest enne seda ma olin kas, et ei, ma olen pisike, ma ei tea, mis ma olen energeetiliselt. See on sobiv. Aga see oli sammuke õnneliku vahukommi poole. Ja me peame minema, mis iganes samme tegema, et võtke neid nii palju, kui tahad ja astuge nii palju teile kividele, kui teil on vaja, et saada sinna, kuhu meil on vaja minna ja meil on vaja suuremat tulevikuperspektiivi võimalikustesse ja lubame, et meil on see teadlikkus ja see teadlikkus, et meil on see teadlikkus selles suunas. Selles vestluses on nii palju ruumi, nii palju avarust. Me tegelikult, meil oli vestlus enne, kui me tulime siia osaliselt sellest ja see osa, mis sa just ütlesid, et kui meil on need erinevad asjad, et meil on lubamine enda jaoks, kui meil on need vajalikud sammid, et saada siia ja toimida piiritu olendina, et see on okei, et meil on lubamine iseenda suhtes nendes hetkedes, kus sul oli vaja öelda energeetiliselt minge perse, et saada teise avarusse ja see on tohutu, see on see, mida ma olen hiljuti otsinud. See on täiesti teistsugune ruum, mis lubab sul pääseda järgmisse kohta kiiremini. Selle asemel teha valiks, kus sa oled ja sa ei vali ja sooviksid, et sa oleksid teadlikum, liiguksid edasi. Tõesti. Ja see enesehinnang, see on huvitav, sest kui seal on mingi väike puue, mis me endale peale tõmbame, see on hinnang iseendast. Ja see pole, see ei vii meid sinna, kuhu me tahaksime minna. Ja see lihtsalt ei tee seda. Nagu täpselt sa ütlesid, et see ei ole see, et sa ei anna neid hinnanguid. See lubab sul jõuda järgmisse kohta kiiremini. Ja see, mis ma ütlen, et kõik seal, sa leiad oma viisi. Sa võid nüüd lõõgastuda. Sa leiad oma viisi. Ja see pole vale. Sa pole üksi. Ja sinu viis on ilmselt teistsugune kui teiste oma. Aga see ei tähenda, et me ei saa sulle panustada ja võtta vastu sinu panust meile. Ja üks teisi asju, see teadvuse teekonnal, sellel ei ole kaarti, sellel pole GPS-i. GPS on olemas polariseeritud maailmas teadus, kedagi võidelda ja mille vastu võidelda. Ja kellega ole õige ja millega ole kõik see. Eks? Selles on GPS, millest sa saad lihtsalt astuda ja minna autopiloodile ja kui sa vaatad seda, siis see pole ilmselt piisav. Mõista, et see on kaardistamata territoorium, sa oled teadvuse avastaja ja teadvus, kus on kõik olemas ja mitte millelegi anta hinnanguid. Ja palun teadvusta, et sa võid keerata asju perse ja mina keeran kogu aeg asju perse. Endiselt, mul on lihtsalt palju vähem hinnanguid, selle suhtes, et iga persekeemine juhib suurema teadlikkuseni. Ja et palun mõista, siinel pole GPS-i ja see pole vale. Mitte millegi eest, mis sa valisid. Ja mida iganes sa valisid selle hetkeni ja see pole üldse oluline. Mida sa tahaksid praegust hetkest edasi valida? Sinu selgeltnägeja võimed. Iga kord, kui ma kirjutan üles mõned küsimused lihtsalt, et järgmine hetk kirjutan üles, sa põhimõtteliselt just vastasid ühele mu küsimusele, et kas valik viib järeldusele, kas on GPS-punkt eeldatavale reaalsusele, aga kuidas, nagu sa mainisid, nüüd me oleme kaardistama territooriumil
seda pole varem olnud. Valides tõesti ilma selle kaardida, ma ei tea, kas tahad sellest rääkida, sellest eeldatavast reaalsusest, mis loob selle kaardi. Aga olgu, see on see, mida ma ihaldan, seda energiat, seal on väga palju tänulikkust. See on see, mida ma ihaldan. Kuidas ma liigun edasi? Valides. Ja sa mainisid midagi, millest ma olen kuulnud sind hiljuti rääkimas teistmoodi. See on see valiku heli, kas ma valin sellest piiritu olengu ruumist või ma tegelen järelduse või eeldatava reaalsusega, sest ma arvan, et seda on keeruline öelda, kui me seda alguses vaatame, sest me oleme nii palju toiminud sellest teisest reaalsusest ja tõesti. Ja kui see idee, mis varjund sellel valikul on, et kas on nagu selline suur, see kõlab natuke imalalt ja sageli või on see nagu ja see võib olla väga jõuline vihje, et valides seda, kas see loob rohkem õnnelik vahukommi võimalikkusi, kas see teeb seda ja seal pole valet valikut. Me teeme valiku lähtudes parimast teadlikkust, mis me suudame kokku korjata, kaasa arvatud meie järeldused, kaasa arvatud kõik need eeldatavad reaalsused, meie eeldatavad ideede reaalsused kui kõik teistest. Kõik see kokku tuleb sisse, millest me teeme valiku. Olgu, lahe. Nii et lõpetame püüu, et me teeks ideaalse valiku, et teeme endale teadliku valiku. Lihtsalt anname endale pausi ja lihtsalt valime, kui see tuleb kehvalt välja. Kas see on esimene kord, kui sa tegid rohkem valikuid? Ma olen perse keeranud rohkem asju ja ma olen tehtud rohkem perse keeratud valikuid, kui mõni inimene üldse valib, sest mulle meeldib valida. Ja tõesti ma olen kogev ja ma saan selle kogemuse valides ja kui ma perse keenan seda, siis ma keenan selle perse ja siis ma teen, mis ma saan, et kahju heastada ja olen homme parem ja vaatame, mis ta saab. See on nii suurepärane, sest me väga paljud meist tahame eksperimenteerida, meie aju ütleb, et lõpeta ja selgita see välja, selle asemel lihtsalt valida. Meie ajud, aga ka kõikide teiste hinnangud ja muidugi ja kõikide teiste, jumal, sa ei saa seda teha. Ja sa tead seda imelist asja selle reaalsuse juures, meil on terve hulk õnnelikke vahukomme, mis on kaetud kõigi teiste kakaga. Ära nüüd seda ette kujuta. See on lihtsalt smooringut, ma tahtsingi endale. Just katet ma tahtsingi endale. Nii et siin on nii palju inimesi, et mida sa teed? Meil on väga palju tööriistu accessis selle muutmiseks. Nagu väga paljud inimesed peaksid praeguseks hetkeks teadma. Nii kaugele, kui see läheb. Ja meil on õpetatud teiste inimeste poolt, kes olid hirmunud meie valimisest, et me ei saa valida, kui me pole kõike välja selgitanud ja see on lihtsalt valik, võib sulle haiget teha või sind tappa. Aga mis ma tõesti ütlen, mina olen hirmunud sellest asjaolust, et sa valid. Mis nad energeetiliselt ütlesid, valid välja, mis toimub. Nad on hirmunud sellest, et sa valid ja mis tuli suust välja. Sa tead, et sa võid surra, kui sa valid selle või sa võid saada haiget. Mis on seiklusikal hingele, mida kurat, ma ei olegi sellele mõelnud. Ja see on lihtsalt välk, millesse me kaebume nii, nagu me oleks valgu poolt kinni löödud, nii et me peame välja selgitada, sest see pole meie reaalsus. Meie reaalsus on see, et hüppe. Meie reaalsus on see, hüppe linnukust välja. Ma arvan, olen kindel, et langevari töötab ja muidu ma saan väga suurepärase lennuosaliseks, kui see töötab, see nii kaua, kui ma maal olen. Ja siin on nii palju meid, kes tahaksid palju rohkem enamat, et olla see kogevad teaduse valikutega, et selle asemel, et kõik eksperimentaalsed, kes mõõdavad ja arutavad kõik välja, kõige väiksema liivaterani ja kõik need tillukesed detailid ja asjad.
saad aru, eks? See on hullumeelne, see on hulluks ajav meiesugustel olenditele. Niisiis, teadvustage, et me oleme kõik selle enda omaks teinud, et kõik, mis oled teinud, et enda omaks teha, et sul on vaja olla eksperimentaalne ja välja selgitada pime uuringud, et teha teine valik ja kelle igale tahes reaalsusest sa toimid ema, isa, kellegi kombinatsioonist, geneetilisest liinist, vanemad, vanaisad, vaenlased, sõbrad ja õpetajad ja kõigil, kus sa oled valinud midagi, et teed selle eest valikuks, et sa teadnud seda enam tunda ja sa arvasid, et sa mõtled ennast olemisse, mis võtab sind välja olemisest, ka sa võid ja vabastad seda ja kõik edavad reaalsused ja vajadus, reaktiivsed reaalsused ja kõik need teised asjad, mis töötab sellega, õige vale, hea, halb, pood, kõik 9 lühidad poisikesed, poodid ja veel. Armas Jumal, kullake halleluuja, halastust, halleluuja. Siin on lihtsalt pisut energiat. Siin oli lihtsalt pisut energiat sellega. See on osa sellest asja ilus, kas pole? Täpselt see, et me ütleme seda ja asi on selles, et see puudutab meid kõike ja nii paljud inimesed pole sellest isegi mitte kuulnud midagi või pole olnud kohal. Et hei, meil on teistsugused valikud siin saadaval. See on üks asi, mida ma armastan nende raamatuklubide juures, et nad näitavad neid eestlased, teate, meil on siin teistsugused valikud. Valime neid, kui nad on meie jaoks lõbusemad. Ja see on, mida ma selle peatükkide juures, mis on üks olemisest ja need peatükid valikutest ja tegelikult valikust, et valides sellest täiesti teistsugusest ruumist või kohast. Ma ei tea, kas see, see oli parem. Mind huvitas, et ja eriti ja süüdistame seda Zoomi heli reguleerimise selles omaduses. Ma arvan, et me kõik olime hääles ja ma arvan, et Zoom lihtsalt tegi selle valeks, sest ta ei suutnud selle iluga toime tunne. Ta tegi selle heli halvemaks, aga naha paremaks täielikult. Ja see väike kohaldus, lihtsalt ilmumine, väljanägemine maksimaalne. Ma näed küll kohutav välja, aga las ta olla. Ja kelle jaoks on, kuidas sa kõlad peasi, et sa näed hea välja. Mul oli kunagi sõber, kellel oli T-särk ja see oli naljakas, sest T-särk nägi isegi välja jama, et pole olnud, kes sa oled, see on oluline see, kuidas sa välja näeb, see on oluline. Ja siis ta käis sellise räpase T-särgiga ringi ja see oli nii hea. Ja et kas sa oled, kas ma loeks natuke raamatust, kuigi ma ei planeerinud seda, ma ei öelnud sulle seda. Olgu, see võib olla natukene. Sa võid lugeda aeglaselt. Kui sa haarad oma raamatut ja võtad lehekülje, see on 275 ingliskeelses raamatus. Me teeme 275 ja kui sa oma raamatu välja saatsid, kui teil pole selle raamatu koopiat, sest see just tuli välja järgmises keeles, Hollandis, ma ei tea enam mitmes keeles see on, väga paljudes keeltes on ta juba olemas ja sa võid leida raamatu ja see on tõlgitud ja sa võid leida ka iseendana olemise klassid sealt. Ja see on saadaval paljudes keeltes, jaa. Ja lehel 275 me alustasime seda kui rääkimist sellest üks olemisest, mitte sellest üks olemise energiast, kui sa tahaksid seda lugeda natuke, jaa. Ja ma nutan oma elu peale. Te esimene kord.
sellel hetkel, kui sa püüad luua üksinduse valet, et sa püüad luua kõike, millel oleks valik, mis austab sulle ja kõigile teistele. Teiste sõnadega, selleks, et püüa endamaks teha seda valet, et sa pead olema üksi, selleks, et valida iseendale. Sa lõikad ennast ära kõigilt selle teadlikkustelt, mis sul on, mis lubaks sul teha valiku, mis läheks selles suunas, mis sa tahad. Sa lõikad ära ennast hoolimisest, mis sul on iseenda suhtes ja teiste inimeste suhtes. Sinu jaoks see hoolimine peab olema mõjutatud kõigist sinu valikutest. Kui sa püüad valida ainult endale, sa lõikad ennast samuti ära sellest väest, mis sul on, luues säitides ühendust teiste inimestega ja hoolimisega ja panusega. Sa lõikad ära ennast kõigest, mis teeb sinu hiilgava olemise ja kui sa lähed sinna tehisintellekti avarusse, kus sa lõikad ära enda avaruse, millest sa võiksid valida. Kas ma jätkan lugemist? Väga kaunis. Kui sa tahad, siis sa võiksid lugeda veel natuke. Ma mõtlesin ainult algust ja nüüd saad sealt, siis ma mõtlesin, et sa võiks sealt edasi lugeda. Ma tean. Sest natuke sealt lõpust. Ma kutsun sind valikusse, mis ei algu teiste inimeste piirangute perspektiivist või sinu piirangutest. See on toimimine valikust, mis ei kaasa kõiki ja kõike, aga see pole piiratud selle poolt. See ei ole piiratud teiste inimeste hinnangutest. See on emmatud üks olemise poolt selles universumis, kingides päikeselt ja planeetidelt ja kõikidelt loomadelt ja planeetidelt ja puudelt ja universumit sulle ja sina, mis sina oled neile. Ja kas oleksid valmis valima, kaasates seda terviklikkust maailma teadlikkusest, mis ihaldab sulle kinkida su valikutele. Ja nüüd, kas sa hävitad ja vabastad selle kõik, mis ei luba seda? Kordakot sillen õige vale hea halb pood po kõik 9 lühidad poisikesed povadid ja veel. Ja tead, üks lehekülg sellest raamatust, ma tean, mu jumal. Ja see seob selle asi ilusti kokku kõik. Kes selle küll kirjutas? See on hullumeelne. Jumal. Ja kas ma võin ka mainida selle ja selle energiaga ja selle raamatu maagiaga? Sa kirjutasid selle, kas on nüüd juba 12 aastat tagasi? Jaa, 12 aastat tagasi, jaa. Ja 3 aastat tagasi sa alustasid iseendana olemise päeva, et tähistada seda energiat, millest me oleme rääkinud. See üks olemine. Ja see on taas saabumas 22. mail, lihtsalt mõne nädala pärast ja see on tasuta, et meil on 12 tundi ülekannet igasugustes keeltes. Ma püüan panna seda linki, kui see on beingyouday.com, sa alustad selle, ma tahaks kõiki kutsuda ja kutsuda kõiki, kes teavad, sest see on tasuta ja siin on otseülekanne YouTube'is ja kodulehel, aga see on tohutu kutse. Kas sa lihtsalt, et sa räägiksid oma sihtmärgist seoses sellega, mida sa tahaksid näha, milline kingitus see on maailmale, seda üks olemist, mis on kõik. Minu jaoks, minu sihtmärk on see inimestele, et nad avastaksid seda kingitust, mida nende ainulaadses erinevus on ja saage kokku, et tähistada kõiki teie erinevust ja ainulaadsust ja andke nagu mida me kõik teame, et me oleme teistsugused erinevus, peaks olema kingitus ja kusagil me kõik oleme teinud paljusid asju, näidanud, et asi pole selles ja see on, et sul on kutse ja avastamise viisid, aga olles ka innustunud kaunite inimeste poolt, kes on lihtsalt valinud olla iseendana, kus iganes nad on ja jagada sinuga, et see on täiesti okei. Ja me naerame, meil on väga lõbus, me ilmselt ilastame ja jätame selle päeva selle tänulikkuse ja õnneliku vahukommiga, et sina oled iseendana ja innustame sind teadma, et sa tegelikult saad seda valida rohkem oma elus.
nii et ja siin on rohkem ilastavate õnnelike vahukommide jaoks, kes muudavad maailma. Täpselt just see. Tänan väga tein ja kõigile, kes on vaadanud ja vaatavad seda tulevikus ja tõlkijad ja tänan Preili Emily ja te kõik ja tõlkijad, kes ilmuvad, et panustada. Kõik need kaunid inimesed üle maailma, tänan teid kõiki, tänan kõiki. Näeme kusagil peagi, head aega.